praegu rääkida, kõik ees ja. Mul vast tean küll jah. Malli abikaasa Juhan kõndis siis lossi hoovis vallide peal, seal oli siis laulupidu. Kõnnib uhkelt, aga eks ta oli natukene tarvitanud ka ju seda vägijooki ja röömsalt käib ja kui äkki prantsatas sealt ülevalt alla otse puhveti present katusele. Sealt läbi puhveti müüa kõrva maha. Jummal, puhveti müüa käsi, lööb käsi kokku, ütleb, oi jessuke, kust sena siia sai? Johan tõusis väärikalt püsti, katsus oma haiget kulge, ütles, voole aabrukas, palun moole 2 õlut. Kuule, ei ole, kuda ma seda lugu ei tea. Sa muidugi tea. Sellepärast sa pole koolis meite laulutundides käinud. Iga kord, kui meite laulutund oli, siis õpetaja saatis su õue peale puid lõhkuma, et sa viisi pealt täia. Jule, ära hakka pilve üles keskuma, eks ole. Ei mina kisu siin midagi. Aga vaata Pärna Indreko meitel sõuke mees, et kui naine õues puid lõhub, siis ta istub trepi peal ja vaatab taevasse, et kui äkki hakkab vihma sadama, siis ta jõuab naist hoiatada, et see vihma kätte ei ole. No see, kuule, kui sa oma naise eest ei hoolitse, kes seda peaks veel tegema? Jah, oi see Indrek on üldse üks vimka mees. Ütle, ta eelmine aasta käis Viljandis relvavendade kokkutulekul. Siis ta tuli sealt ja ütleb siis Leenile tähtsalt, tead, nüüd on Eestis kord kätte jõudnud. Iga ööse korjatakse raudtee üles ja viidakse varju alla, et kaste rauda roosta ei jaga. Ära me. Jaa, Leeni uskus. Jaa, see minu otsa vaata. Võtta teinekord jälle, kui ta käis Tallinnas tsirkuses, seal oli dreseeritud karu. Sa kujuta, see olevat söönud noani, kahviga tuhlit. Seda oleks tahtis ega näha. Vaat sedasi siis vaatavad seda dreseeritud karu ja siis äkki üks osistab Indrekule kõrva, tead sa, see pole üldse päris karu. See on selle taltsutaja ämm. Vitsutas talle karunaha ümber, nüüd aab mööda areeni tagapiitsaga, nii et aplausid ei taha lõppeda. Noh, jumal Leenil silm märg, ütleb, kas sõukest asjab saab ette keelata. Ütleb, ei ole võimalik, piletid on 3 aastaks ette müüdud. Ja sa mõtle siis see, ei saa aru, kas suitseb Indreku piip või kõrvad, aga vaat sõuke mees ta on ja Leeni usub. Leenil on puud lahutud ning Riita lahutud, Indrek tõuseb üles, laksab käest kokku, ütleb Ante taevaisad, sa taeva kuiva hoidsid. Abrukal on üldse väga viisakad mehed. Vaata, üks sügise Eedu ja Priidu hakkasid siga tahtma. Eedu hoidis siga ja Priidu nuga. Aga Priidu oli muidugi võtnud jälle külmarohtu enne, nagu Abrukal ikka kombeks on. Mõtle siis, kui see Priidu oli siis seast 3 korda mööda löön, otse Eedule kulmu sisse. Ütles see väga väärikalt, kui sa 4. kord veel mööda löön, olen mina sunnitud sea lahti laskma. Eks te saate aru, et me te Abruka lugusid neid võib rääkida õhtust hommikuni, hommikust õhtuni, aga nüüd on... Mis sul öelda on? Nüüdsel ajal nõnda, et meitel on suurt suveelu ainult, nagu ma ütlesin, suve all. Ja siis on inimesi palju, vaata sügisel jääb meitel saare peal nõnna vagaks ja vait, et kui juhtub üks sarjaaegne vares üle Kardula põllu lendama ning tegema kraak, siis see on juba suur sündmus. Jah. Sest muul ajal meil elu pole ja kui teitele juhtub, siis mõni elaving vastu tulema, siis see saab olla kas noor lammas, vana kalur või 2 keskjalgst kirjameest. Jah, rohkem meitel elavaid hingi pole. Jah, vabandage palun. Näe muusa! Üks küsimus. Kas kõik eelpool nimetatud asjad Abrukal on looduse kaitse all? Ja, ei, loomulikult, vaata, noh, ega meil ju seda kapot pole, mupot pole, sipot pole, noh, ega meil need kirjamehed väga hullust ei kirjuta ka, aga üldiselt pidi nüüd nõnda olema, et kõik, mis paberi peal saab, see ongi kirjandus. Tänan teid väga, te olete väga erudeeritud. Ja, ei, see pole mul raske, ma eluaeg tööd vihkunud. Olete ka palju nainestega pidanud võitlema? Ja, ära kohe küsi. Te olete nii tagasihoidlik ja nii erudeeritud. Ja kui naturaalne meri on siin ümberringi, just kui Aivazovski maalide peal, no te
muidugi ma tunnen kõiki, kes siin käivad, jah. Te oskate ühe lausega nii ilusasti kõik paika panna. Ei no selle jaoks suu põiki nina all on. Te olete kindlasti elu sees väga palju tööd teinud ja väga palju nii-öelda lainestega võidelnud. Teil on sulle Karin ja meile nagu sellest räägib juba teie selline mehine olemine. Jah, vaata kõige karmim oli siis, kui ma Pöja jäämerel sõitsin. Ossa issake, ma kogu ristluud paikast ära, millal sa seal käisid? Ei mäleta. Sa juulakas vanaks ja ma ei mäleta. Ei tõusest asja ma ei mäleta. Rääkige palun edasi, Villan. Nojah, vaata, seal on nõnda, et sõidad sina naistepäeva, sõidad sina jaanipäeva, sõidad sina Mihklipäeva, sõidad sina jõulud, sõidad sina uue aasta, jää, jah, näe, vaat sinna, jää, vaat sinna, jää, ja ei, sa muidugi oleks minestunud, näe, vaat sinna, jää, vaat sinna. No siin on mingi sara ees. No vaat, ja juhtus nõssin lugu, et ma olin vahtis, mul said suitsud otsa, ma läks alla oma kajuti, tulen tagasi, panen suitsu ette ja vaatan, kes on roolis, arva ära, kes? No muidugi kapten. Ei, kurat, kapten. Roolis oli vaata nõnna suur, ise lumivalge, jääkaru. Jah. Sanna minesta. Ei ära minesta, mu jutt pooleli, kuule lõpuni. Noh, ma pole verest välja löönud nagu Aabruka mehel kohane, ma pani orte meie selle politruka juurde, noh see on see politruka, see poliitiline käsi. Ja Ivan Ivanovitši juurde ja ütlesin, et kuule mees, sa pead nüüd päästma laeva ja kogu meeskonna. Nii, läheb 10 minutit mööda, ma lähen rooli ja vaatan, karu astub väärikalt mööda trappi alla, otse jää peale ja punuma. Mina panin Ivan Ivanovitši juurde ja küsisin, kuule mees, mida sa sellele karule ütlesid? Ta vastas mulle, ma ütlesin karule, kui sa tahad laeva jääda, siis sa pead parteisse astuma. Vot sõna oli kommunistidel. Ja nüüd minest. Ei, mina määleta, mida nad meid teil kõike lubast, aga millal sa jääperel? Ma ei määleta tutustada. Kuule, mis sa tahad öelda, et ma pole mitte meremees? Oled küll, oled. Ma määleta Seiu varrudel, kui sa jombis peaga vihmavee tünni kukkusid ja sind hakati sealt välja tõmbama, hüüdsid sa, ei, kõik see pealt naised ja lapsed! Ole ju võimalik ka midagi paremat, sest vaata, kui ma muulad kuulen, siis ma mõtlen ikka nõnnavisid, et vaata, pruugitud asja annab veel edasi pruukida. Teed ikka vanast lapsevangrist villakorvi ja vana kasutatub ikka vatti täis, paned herne hirmutuseks ja aga vaata, vana tüdrukut ei saa nüüd küll miskit moodi edasi areta. Ma täna selle aaria ees. Aga tead, kui ma ükskord soo Johani käest küsisin, messe pärast sa selle malli jää võtsid, mis sa tas nägid? Tead, mis ta mulle ütles? Vaatas mulle hale näuga otse, silmad olid märjad, ütles, ma teha sain, kui ta mulle lapse tegi. Olgu nüüd selle asjaga, kuidas on, ühesõnaga me täname teid, et te siia kokku tulite, meid jutud ära kuulasite. Kuule, mis sa arvad, et mul on käik või? Ei ole veel? Mul on veel rääkida, jah. Mul on üks pooletunnine kõne veel. Ja, ei, selle loba lõppe, jah. Ja, aga ma võin selle väga lühidalt ka ära teha. Kas te üldse kõik teate, kuda Aabruka sündis siia maailma? Kes teab? Ei tea. Oi, mul on kena rööm teid teile rääkida seda. Teate, ükskord oli sedasi, et ammusel aal elas üks kuri kurg Pöduste jõe ääres. Tema oli nii kuri, ei temale ei sobinud, ei putukad, ei teud, muudkui anna talle väikseid lambatallekesi ja väikseid lapsukesi. Aga samal ajal oli Saaremaal suureks kasvanud üks mees, kellel oli nii mööstust kui jõudu. Vaat see oli suur töll. Ja tema otsustas selle kure ära hävitada. Kõnnib siis töll mööda Pöduste jõe kallast ja otsib kurge. Aga kurg aimas halba. Tõusis töllu sajatades lendu ja mere peale. Kus töll vihastas haaras kuusikust suure kuuse koos juurtega ja saatis kurele mere peale järge. Hoop oli nii kõva,
et kurel kukkusid tiivad küljest saba alt, lartsatas Palska meresse ja kure keha kukkus ise kalantesse. Ja vaata sealt siis tiibadest sündisidki siis see kaste ja vahase, saba alusest tuli meite linnusitamaa, aga kure kehast sündis meite aabruka ja nõnna on ta seal seisnud ilmast ilma. Aamen. Ütlesin sa tõesti aamen. Muidugi, et iga